Markot jälle näha. Markot on nimelt ka Raplamaal nähtud. Marko... Meie kohtusime Markoga Margit Kõhi pärimusmuusika laagris. Nii et mul on hea meel näha, et see pärimuse vaim on temas jätkuvalt õitsev. Aga nüüd, Tüma maa, suured soapad ka, edasi soa ega soa. Või Jüri toas, laastude peal, maani maas, sööb küpse paalist. Või eile ööse olla öömiku laulu head kuud. Keeleteadlaste hinnangul on Eesti kirjakeele alus peamiselt keskmurre, kuhu kuuluvad ka siinsed murrakud. Sellest, kuidas rääkis Kesk-Eesti inimene, annab ülevaate keeleteadlane Eevi Ross. Jätkan siis mikrofonist. Kordan veel, et pooled laused loetud, pooled tulevad järele. Mauli moas sööb küpse koolikast. Lääne pool söövad lammad, ida pool lambad. Vareksed lendasivad katukselle. Jutluse aaks sõi kass tui Seda me juba teame, mis selle tuiga juhtus. Aga mitte tuvi, vaid tui. Su kotis on püksid kottis, las ma silun nii Näilane kerp ammustab valusamast kui söönud kerp. Olin keskpaiga põrandad, kui kena oinas. Nüüd selle viimase kohta saan ma ka oma isiklikku keelt paljastada. Ma olin juba ülikoolis teisel kursusel, õppisin Eesti filoloogiat, kui sõbrannaga hakkasime rääkima midagi koduteel ja ma ütlesin, et keskpaiga tänavad oli seal mingi asi ja tema jäi mulle otsa vaatama, mis keskpaiga. Mõnikord on just niisugused väikesed sõnad reetlikud. Need näitavad, kust sa pärit oled. Siis keset tänavat, mitte keset tänavad. Niisuguseid reetlikke siis ütleme keskmurde või Kesk-Eesti sõnu olema ja väljendeid olema just nüüd viimastel päevadel, kui kuulasin raadiot või vaatasin televiisorit, et kas midagi on Eesti kirjakeeles ja nendel esinejatel, kes peaksid valdama laitmatut kirjakeelt, seda, mis Reedarkust nad pärit on. Nüüd Anu Välba kohta ei saa vist küll öelda, et ta on Kesk-Eestist, aga ilmselt on Kesk-Eesti mõju all. Viimasel pühapäeval siis ütles ta või küsis, et kas pudru teile meeldib nende välismaa külaliste käest, kes olid tema saates. Ja veel toredam oli, kui siis üks neist eesti keelt hästi oskavatest välismaalastest ütles niimoodi, et tal oli väga suur üllatus, kui ta läks vist Abivere kooli ja küsis, et mis toit teile kõige rohkem meeldib ja kõik lapsed hüüdsid tatrapudru. Nii et kesk-eestlane väga harva siiski ütleb viisakalt puder, pudru, putru.
vaid temal on kõik asjad puder või pudru ja omastav pudru ja osastav pudru. Ja see on üks niisuguseid toredaid näitajaid. No minul isiklikult ja ma arvan, et paljudel teistel on üks teise, kolmanda välte küsimus, mida ma olen nõus teise vältelisena ütlema ainult siis, kui mind niimoodi üsna tugevalt ahistatakse. Nimelt siis kirjakeeles on, et praegused talved on naljakad, aga minul saavad olla ainult talved naljakad. Ja niisamuti nagu talved, nii on mul ka kolmandas vältes jõulud ja samuti pilved. Ja mul oli üks tore kursusekaaslane, kes tegi eksamit ja siis ütles niimoodi: pilv, kolmas välde, pilve, teine välde, pilve, teine välde. Ja mõnikord on ka niimoodi, et veel praegu, et me nüüd ütlesime eriti afektselt selle moas, mauli moas ja nii edasi, aga niisugused väikesed kalded ikka veel tulevad ka nende diftongidega, et võib siiski kuulda aeg-ajalt tie, mitte tee, või too, mitte too. Ja võib olla, et niisugused idapoolsed, ilumapoolsed nagu kirjutata või ehitata, et see võib lapsele veel praegu koolis raskust teha, et ei ole mitte kirjutada, vaid kirjutata ja mitte ehitada, vaid ehitata. Lääne poolt aga kuuleks siiski veel aeg-ajalt, et on kirjutud ja ehitud, kusjuures teine sõna siis on kahe tähendusega, ehitatud või tõepoolest ehitud. Siis hiljaaegu kuulsin veel ka ühe täiesti noore Vikerraadio reporteri kõnest. Siloloogid on vastikud, nad kuulavad ikka kõike, mis räägitakse. Kõik see viimane aeg oli midagi teha. No see on nüüd minu Järva-Jaanist pärit inimese lapsepõlvest tuttav sõna. Kõik see aeg, kogu aeg, või kõik see viimasem, et see tekitas mul isegi, ma pean ütlema, natukene niisugust head äratundmist, ei ole kadunud, on alles see väljend. Aga edasi ma korraks loen ühe väikese lõigu ja võib-olla te aimate ka ära, milles see on. Võimetu mõisast tulles tuikud pooltukkudes saab vaimutüdrukuid jalgsema poole. Nende hulgas olnud koha mu vanaema ema ehk sinu vanaema vanaema. Ema-ae, sa ütled, minu vanaema. Kas siis sel vanaema vanaemal koha veel ema oli? No muidugi oli. Ja temal oli koha veel oma ema. No kuidas siis? Ka temal, ta emal, ema-emal olivad emad. Aga ema, ükskord pidi ju vist ikkagi üks ema-emade vanaema ema olnud olema, kellel enam ema ei olnud. Kes siis see oli ja kas tema koha mõisavaimuks käis? Sa laps pärit koha kõike ikka. Paater ütles kirikus, et esimene ema olla üks Jeeva olnud.
oli mai ja ta sündis Järva-Jaani keskkonnas. See on üldse kummaline, et kelleks me ennast arvame ja identifitseerime, on ju igasuguseid tegureid, mille alusel me midagi mõõdame iseendas. Aga ma pean ütlema, et ma olen järvakas, kuigi ma ei ela enam siin. Ja see vist on see üks siis see eestlase jonn, et ta lihtsalt, kui ta teab, et ta on järvakas, siis ta on järvakas ja ta ei muuda seda arvamust. Teine asi on veel see enesemääratlusega ja siis kust sa pärit oled, kes sa oled, mis see koht on. Ma olin just ülikoolist tulnud Keele ja Kirjanduse Instituuti, kui rahvaluule teadlane Tedre küsis mu käest, et no kus sa pärit oled? Ma ütlesin julgelt Kesk-Eestist. No kust kohast täpsemalt? No Tammsalu lähedalt sealt. Aga tema ei armastanud rumalusi. Tema tahtis, et inimene peab teadma, mis ta räägib. Ja siis ta oli väga pahane. Mis Kesk-Eesti see Järva-Jaani on? Kesk-Eesti on Pilispere. Nii et kui nüüd praegu me räägime sellest, et kus Kesk-Eesti on, siis üks oli niisugune arvamus. Nagu suhteliselt lihtne on rääkida sellest kaugest maakeelest ehk murretest. Kuid ka Kesk-Eesti ei ole ju olnud linnadeta. Miks me aga saame maakeelest rohkem rääkida, murretest rohkem rääkida? Sest need on meil säilitatud. Meil on suured murdearhiivid Eesti Keele Instituudis, endises Keele ja Kirjanduse Instituudis ja Tartu Ülikoolis. Suurim on Eesti Keele Instituudi arhiiv, kus on siis kõik murdesõna, tekstid, kohanimed ja ka 50. aastatest helilindistused. Kuid nüüd ei ole enam erilist tähendust, kus see arhiiv asub, on interneti ajastu, kõike saab liita või lahutada vastavalt vajutusele. Kahjuks ei oska midagi rääkida maakeelest või linnakeelest, sest näiteks Paides oli oluline elanikkond sakslased. On lihtsalt huvitav ainult mõelda, missugune keel see võis olla. Kui nad omavahel rääkisid, siis me teame, missugune, aga räägiti ja suheldi juba teiste rahvastega. Kahjuks ei ole nendest üles tähendusi. Ja sellepärast siis võiks küll praegu väga toetada kõiki üleskutseid, mida tehakse, mida jäädvustada hetkel või mida siis mäletatakse ka, et jäädvustada seda minevikus. Missugusest keelest saab rääkida, mis on neis murdearhiivides? No see keelekuju kui niisugune läheb võrdlemisi see keelekuju, mis murdearhiivides on säilitatud, on üsna vana. Nimelt süstemaatiline eesti keeleala kogumine algas 1920. aastal koos Emakeele Seltsi asutamisega. Ja sellel murdekogumisel oli väga selge ja kindel eesmärk uurida lähemalt Eesti murdeid ja siis suurem eesmärk oli teha suur Eesti murrete sõnaraamat. Ja sellepärast on need murdekogud ka natukene ühekülgsed.
et on üsna kramplikult püütud koguda ainult seda materjali, mis on nõndanimetatud puhas murre, vanapärane puhas murre. Ja mis ajajärku selle all üldse mõeldakse, see on siis umbes 18. ja 19. sajandil välja kujunenud maarahva keel. Ja koguma süstemaatiliselt hakati seda 20. sajandil, ühtlasi ta ka lõppes 20. sajandiga. Me kuuleme jah neid samu üksikuid sõnu ja väljendeid ja mõne vanaema võib-olla või vanavanaema ikka teab veel, kuidas räägitakse ja räägib ka ise, aga see on kõik juba lõpp tegelikult. Et ega siis sellepärast maakeeleta ja keel lihtsalt muutub. Kahjuks meie murdearhiivis niisugust kõnekeelt, murde ja kirjakeele ja mitme murde segatud keelt, niisugust ei ole kogutud, sest eesmärk oli üks ja kindel see Eesti murrete sõnaraamat teha. Nii et need inimesed, kelle keelt on jäädvustatud, need on sündinud umbes 1840 või 1850, sest hakati koguma 1920 ja kõige armsamad murdekogujatel on vanad inimesed, nii et nad võisid olla siis niisugused 70-sed, 80-sed, sest kõigepealt tal on aega natukene niisuguse untsatsaga tegeleda, kes tema keelt tuleb püsima. Teiseks on see keel siiski juba sättunud kuidagi ja ta mäletab seda, mis oli tema noorpõlves. No nii nagu vanainimestega on, kes minuealised on, need teevad juba seda. Ja viimased siis, kellelt koguti, olid sündinud 1910-1920. Ja need inimesed, kellelt küsitletakse, kas sõnu või kellel lastakse jutustada teksti, need on väga tähtsad inimesed. Me ei saaks kuskilt enam mitte iial teada, mismoodi räägiti siin Kesk-Eestis või mismoodi räägiti Lääne-Eestis, Saaremaal sellel ajavahemikul. Kahjuks on, nagu ikka, see tavaline tööline jäänud anonüümseks. Nad on küll kõik arhiivis muidugi, on nende nimed, sünniaastad, nende ka keele iseloomustus kirjas, aga ühiskond ei tea nendest tegelikult mitte midagi. Kuid kogu see Eesti vana keele mälu on nendelt inimestelt nii, et mälestame vähemalt tagantjärele neid suure austusega. Nüüd, et ma ära ei unustaks, ma ütlen, et kes tahab täpsemalt Järvamaa keelt lugeda, see on kogu teoses Järvamaa 2, on Helmi Neeter, ise ka järvakas, kirjutanud Järvamaa keelest. Ta on väga usaldatav, väga täpne teadlane ja nii, et mida täpselt tahate teada, siis selle saate sealt. Kuidas on siis selle kesk-eesti keelega, et kas ta on üks ühtne? Esimene, kes teaduslikult hakkas Eesti murdeid uurima ja ka ühtlasi liigitama, see on väga tähtis, et osata seda keelt kirjeldada, on 19. sajandil geniaalne teadlane, akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann. Ja tema tõmbas mõttelise joone Tallinnast Põltsamaani. No te näete kaardilt, oskate seda joont tõmmata, aga see peab mõtteline olema.
ja kõik, mis jäi siis sellest joonest nagu lääne poole, nimetas ta edelamurdeks ja kõik, mis jäi ida poole, kirdemurdeks. Nüüd meid huvitavast alast siia lääne poole või edela poole jäävad Pilistvere, Paide, Türi, Kose, Juuru. Kõik on neid sealt näha. Ülejäänud murded, mida kokkuvõttes nimetame kõik Põhja-Eesti keskmurdeks, jäid ida poole. Ja siia on toonud niisuguse huvitava paralleeli veel selle mõttelise joonega tuntud murdeuurija Mari Must, kes käis palju kordi Juurus kogumas murret. Ja ta ütles, et see Wiedemanni Tallinna-Põltsamaa joon lahutas selle Juuru kihelkonna pooleks. Et põhjapoolne oli tavaline Harjumaa murrak, lõunapoolne aga läänepärane murre. Ja siis, kui ma nüüd mäletan, ta tõi sinna niisuguse naljalause, et kui põhjapoolne ütleb või põhjapoole öeldakse, et isa on linnas silku toomas, siis lõunapoolne ütleb, et isa on lännes selku tuumas. See keskmurde ala, tal on oma tuum ja tuumalaks on küllaltki lai ala, seesama, mis on meie kirjakeele aluseks. Nüüd on veel ja siis ükskõik kummalt poolt tulla, kas tulla siis Virumaa läänepoolsed, Järvamaa ja Harjumaa üks osa, Jüri, Harjujaani ja Kose. Järvamaast küll välja arvatud Paide ja Türi. Ja see tuumala on väga tähtis ja tal on omamoodi nagu kaks erinevat funktsiooni. Kõigepealt on ta meie kirjakeele alus, väga paljud vormid, nagu loeksin praegu mõnda siis küladesse, mitte külisse, andsin, mitte annin, kohtusse, mitte kohtu, lambaid, mitte lambid, istuda, mitte istu. Et need on meil tavapärased kirjakeele vormid, kasutame neid igapäevaselt, kuid samal ajal on see selles mõttes väga huvitav, et nad on ühtlasi vanad murdejooned, mis on säilinud tänapäevani, kuid sellele me nagu enam ei mõtle. Me mõtleme, et see on kirjakeel ja seal mingit murret ei ole. Jah, tänan. Siis see on ainult keskpaik, see ei ole veel lõpp. Siis on, aga et ütelda ka, et kuhu siis Paide ja Türi kuuluvad, see on nagu tuumala ääreala juba ja nad moodustavad looderühma, keskmurda looderühma, mis läheb siit siis kuni Ristini välja. Ja temas on juba väga palju läänelist. Nüüd edasi sellest jutust aitab, las räägivad siis need, kes on olnud keelejuhid, need, kelle keel on jäädvustatud. Ja nüüd on see asi, et me hakkame kuulama kahte tasandit. Üks on siis minevik. Need on lindistatud, nii nagu öeldakse ka 1950. aastatel. Ja et see murre on põhimõtteliselt siiski nüüd taandunud. Ja siis teine on üks hääl, Tõnu. See on Eesti Keele Instituudi kõnesüntesaatori tegelane. Nii et see on siis võib-olla meie tulevikukeel. Ma arvan, et see Tõnu keel on ka
üks kõnesüntesaatori murretest, küllap tuleb ka tema kõrvale teisi murdeid. Ja palun siis. Ma veel lisan. Kolmas see lint kahiseb, kuid et räägitakse jõest, siis ma väga palun, võtke seda nagu jõekohinat. Tegelikult 50. aastate helilindistamine oli omaette väärt, millest võiks rääkida. Ja siis viimane katkend on Pilistveres, mis on hoopis teistsugune murre, aga ta on meie enda kõrval siin ja Põhja-Viljandimaalt on aja jooksul päris palju inimesi tulnud Järvamaale elama. Vangla kihelkond Lülliküla, Mari Raude, 75-aastane. EMH 72 lindistanud Aili Univere ja Helmi Viires 1958. Mälestusi Anton Hansen Tammsaarest. Tammsaare käis ja siis vanas majas, mis see vana tema käis selles. Ja ma ise mõtlesin mõtlen ohus mõttes, et ega mina sest Tammsaarest mina temaga eeskoolis ei käinud, et ma tema iseloomu ei tea, missuguse iseloomu ta võis olla. No küsin siin oma mehe käest, et tema oli nüüd temast noorem ka, aga tema ühe talve ta käis, oli esimeses klassis ja Tammsaare oli juba vanem. Et missuguse iseloomuga ta oli, et kas ta oli ka vallatu poiss või oli ta hea poiss. Tema ütleb, et vallatust tegi ta küll, aga hea õppija oli hästi. Et õde käis üks õde ja näiteks õde minuga ühes, see oli küll niisuke elava loomuga tütar laps vangest. Aga Tammsaare kirjanik see on teie vennaga? Jah, vennaga käis ja see vend on surnud ta, muidu ma ta nägu ja mäletan küll, missuguse näoga niisuguse silge pika ninaga mees oli, aga et ta käis minu vennaga pühapäev käis vahest siin ja meil ja et mäletan, mis nägu ta oli, aga ma taga ühes käin, ma olin noor. Aga pikakasuline oli mitte? No ikka ka mis pikakasuline, täie suure. Minu venna suurune oli ikka kohe, mu vend oli ka täis suurne. Aga kus tema elab? See Tammsaare elas Aipus, seal teepool Madikse kirikud oli nende kodu. Aga kuidas ta koolis sai siia nii kaugele? Temal oli sugulased olid, see kooliõpetaja naisterahvas oli tema, mina ei tea seda öelda, kas ta oli tema tädi või oli ta tädi tütar, aga nii, et nad olid lähedalt sugulased ja nemad olid Aipus seal kõrves kaugel elasid, seal ei olnud koolimaja ligidal ja siis tõivad endi lapsed see ja sugulase juurde, kuhu oli siis nii, et neid 4 last käis siin Krõmpli koolis. Kus see sugulane siis oli kohe koolimajas elas või? Kooliõpetaja naine oli. Ja kooliõpetaja naine oli nende sugulane. Aga kus lapsed elasid? No, eks on nende juures seal elasid kohe. Ainuks seal neil ruumi oli see 2 väikest toakest oli ja siis küük, aga nii palju leidsid ruumi. Ega nad korraga ei olnud, et lapsed ühed olid ühel talvel, teised olid teisel aastal. Türi kihelkond Taitseküla, Pauliine Saare-Põld, 63-aastane. EMH 51 lindistanud Helmi Viires ja Mari Must 1958. Lambakarjase muredest. Ja eks lambastab arumaad ja niisugust kõrgemat maad ja ikka niisugust. Ka niisuguse ja lehise nüüd nagu on paju ja seda on neil nüüd või küllalt võtta. Selle puudus neil ei olnud. Aga Rooma on ikka hea, ma ei ole taas. Seda rohkenud mitte. Ei taha, nii kui vesi jookseb, nii kui tõsi lainendab, nii on temast saanud, kui käin nendega järele ja vaata, mets ära ei kao. Kuidas seda karja koos ületada? Sellepärast tuleb ütelda, nad on head loomad kohe, et nad ise endid koos hoiavad. Kui nemad ise endid koos ei hoiaks, siis ei taiab neid kohe mitte kiski.
hingeline inimene teeb. Aga noh, siiski nad pooleks lähevad talgu õmbast ja sest, vaata lammas läheb kuuleks üks eesel, sealt läheb kõik. Ega siis enam teista, kas sa siis teevad mis tahes, ega sa siis enam sealt ennast järele ei anna. Aga no vahepeal lähevad pooleks ka ja jälgi ette saanud ja selle, nad keegi nad mind asendada küll ei taha, et vaata meie sinna metsa ei tule. Oleta nüüd lagema olema, siis me tulestavad sinna metsa, ei tule. Koeru kihelkond Kapu küla, Maria Pajula, 68-aastane, EMH 134, lindistanud Mari Must 1959, lihavõtted Jõekülas. No enne vanalla lüppati lauda, iga pühade ajal lüppati lauda. Andi lauale pakk alla ja siis teine pull otsad on siis vastu viskas kui suurde kõrguse lauaga teise kukkus jälle tagasi laua otsa, kui siis kargas jälle teine üles. Lapsed olid lapsed ja vanemad puhast, kohe vanad mehed ja naised hüppast lauda. Iga lihavde pühade ajal hüppas kohad kolksusel hüpsasid täisid, nad hüppasid. Ise elamis seal Jõekülas veel väike küla oli, no vaata seal polnud ju miskit muud teha, kui ühte peresse kokku, siis seal lauda hüppama ja jäätükkidega sõitma ja jäätükkidega. Ja seal Jõekall kandudest suured jäätükid lahti Jõekaldast ja siis läksid sinna peale ja siis läksid alla vetkista kuhu kohe muud. Mu emal oli suur samavar, mis ta Venemaalt oli tuud, suur vaesk samavar, 5 masin, enne ühtki samavar. Venemaal oli ühtnud ikka samavar. Siis sinna läks ämber, läks vett sisse, panid selle siis seal küdema, panid sööd sisse ja tassid ja suhkrutuus ja kaasa ja läksivad jäätüki peale ja läksid alla vett siis seal jäätüki peal siis jõivad teed seda. Vanemad inimesed? Vanad mehed ja naised kõik iga pühade alla seal jõe ääres mässasid seda jäätükkidega. Pilistpere kihelkond Kurla küla, Eeva Pirts, 76-aastane, EMH 149, lindistanud Aili Univere ja Salme Nigo 1959, talvistest pühadest. Vuosi tehti, lõigati suur hulk liha katti ja siis pandi patta keema, siis tangud takka järele ja siis tehti pudru valmis. Hästi suke hea hulk kiivid ka, suke vaja kohe. Siis tehti vorstid valmis, pandi jahe oli, pandi veri juure ja siis topid nahad täis. Ja küll oli nemad head, pandi jõulla kohta kerisele ja küpsma, sinna oli rasvased nõnnad. Vaata siga peid ikka siuke oli, meil oli ületalline ja rammus oli kohe tali. No nüüd tahavad siis põrsad ja siis oli kohe rammus siga ja rasv oli kohe. Kartule lõika tehti ka siis jõulla kohta. Kartule lobod. Kuidas nii tehti? Tehti jälle siis pandi liha kiima ja siis tehti lõikadele juurde ja siis oli vorstid ja lihad siis õhta läbi seal laua peal siis kes aga tahtis siis õid jälle ja kes seal siis üüsi süüb. Pandi jah, lõbustuseks siis lastele jah, heinad põrandavad, see oli ja heinad põrandale kuust tuudi siuke pikk kuusk, mis lae alla sai lükata kinni kohe ja seal olid siis ikka komposi osteti ka need olid ikka ühe kotiga tuud ja brändid ja siis need panime sinna igaühe anti oma jagu kätte, igaüks pani oma jagu kuuse otsa. Ega siis panime nii külgi ja nii, kus nad kätte anti ja siis panime sinna ja siis kui me tuud siitsi rääkida, kui me põrleriia ja siis need panime äkki sinna suuremata tuudisse, just kingitust ka siin natuke. Vaata muidka lapsi, aga näe, ikki tahaks siis ka natuke rõõmustada. Jah, sai siis elasime niimoodi ja seal, et see oli meie jõuluks olid heinad